Kuidas saada hakkama kuldlastega? Energeetiliselt sünnivad kuldlapsed alates 2015. aastast. Nad on väga teadlikud enda sisetundega, miks nad siin on ja et nad on vaid iseenda pärast. Mitte keegi teine ei ole nendega seotud. Ta tuleb kogema endaga kokkulepituid asju ja lahkub. Teised tema ümber on vajalikud vaid selleks, et kuhugi kuuluda maal oleku ajal. Nad ei katseta ega võrdle, ei tingi. Nad elavad enda elu, hetkes kohalolus. Neid ei ole vaja võrrelda mitte kellegi ega mitte millegiga. Nende maailm on vaba ja puhas võrdlustest. Kui sina oled esimesel kohal ja mina teisel, see ei tähenda, et sina oled parem. Mina olen hea ja sina oled ka hea. Nad ei taha olla üle kellestki. Nad ei oska meie mõttes kaotada. Miks? Sest see on meie vana muster, et peab olema hea ja halb. Seda ei ole olemas, on lihtsalt olemine. Igal ühel oma. Mina olen mina ja sina oled sina. Mina ei näe ega soovigi tunda maailma sinu südamega ja sinagi ära püüa seda teha. Kuldlaps, kristalllaps või teemantlaps tähendab uue energiaga hinge, kes tulevad maale. Kuldlapsi me ei saa enam kasvatada, programmi panna. Me saame neid vaid suunata. Kui temale midagi meeldib, siis tuleb seda tunnustada ja tema mängulisele tegevusele kaasa elada. Hoida tema vaimset kirge elavana. Kindlasti ei tohi maha teha, et see ei sobi, ära proovi, nagunii sa ei saa hakkama. Mida rohkem jagad rahulolematust, seda kaugemale läheb laps enda sisetundest ja heaolust ja sisemisest kirest ning enda julgusest elada enda elu. Ei tohi lapsele saata signaali, et ära ole rahul. Nii palju kui võimalik, andke lastele tunnet, et sina oled rahul kõigega, mida tema teeb ja millega ta hakkama saab väga hästi omal tasandil. Tema tasandi järgi. Kui kuldlapsed ei soovi süüa sellise rütmi järgi nagu meie, siis ei tohi neid sundida. See on esimene asi, mis tekitab nendes rahulolematust enda kehas. Las ta sööb seda, mis ta soovib. Andke talle 2 varianti, mitte 10 korraga muidugi. Siis ta ei julge valimata jätta ja satub väga suurde segadusse, rahulolematusse. 2 varianti ja lasta tal süüa nii palju, kui soovib. Ja kui nad ei soovigi 2-3 päeva midagi süüa, vaid ainult juua, siis on ka kõik väga hästi. Nemad elavad enda keha ja hingega ühes rütmis. Meie peame seda saavutama igal hommikul ärgates. Nemad elavad puhtas kontaktis iseendaga. Ei pea kuulama enda keha, vaid kuulevad automaatselt. Austa seda palun vanemana või vanavanemana. Naera ja naudi koos temaga. Vaata tihti silmadesse ja ütle talle, et ta on hea, tubli, ilus ja sina oled õnnelik, et tema sinu valis enda vanemaks või vanavanemaks. Kui uue aja lapsed muutuvad rahutuks, siis peavad vanemad vaatama kohe enda sisse, kas sina oled rahul endaga ja kohe tõmba ennast enda sisse tagasi ja tee rahulolu meditatsiooni iseendaga. Mine rahulikult enda algusesse tagasi. Alati, kui sinu sees miskit lahti on, alusta rahulolust. Sealt saab kõik alguse. Ei ole vaja minna enda lapsepõlve, vaid ikka sellesse küpsesse kehasse, kus sa hetkel viibid. Ja saavutada esmalt rahulolu ja siis saad ka olla puhtas kontaktis oma sisemise sügava armastusega. Kuldlapsed võtavad kõike puhtalt ja sõna-sõnalt. Kui ta tusatseb millegi peale, siis on ta asjast valesti aru saanud. Kõige lihtsam näide. Isa ütleb emale, hästi kallis, ma viskan su tööle siis ära. Ja laps hakkab nutma ja ütleb, issi, miks sa tahad emme ära visata? Ei esine neil tagamõtteid nagu meil ja nurga taha mõtlemist, sest nemad on karmavabad. Olge neile vastamises ausad ja alati tänage, et ta tunneb huvi ja andke neile julgust katsetada ise elus asju. Ärge püüdke neid eemale hoida halvast. Iga puhastus saab alguse mustusest ja igaüks meist puhastab ennast omal moel. Lubage neile ennast määrida ja siis toetage puhastamisel.
Ärge õpetage, et nii peab või nii on õige, ainult nii. Vaadake kõigepealt, kuidas tema seda olukorda lahendada üritab ja siis suuna, nii saab ka. Ja nii on võimalik. Avarda ta silmaringi, mitte ära piira. Võimalusi enda elu elada on palju, mitte vaid üks. Suuna enda last valima ise ja luba tal olla. Ära torgi, kui ta juba on okkaline, vaid tee tema tuju rõõmsaks. Too ta rahulolematusest välja rahulikuks rõõmustades. Kõige tähtsam on ennast igal hommikul programmeerida heale, kergele ja armastavale tasandile ja lapsele jagada hommikust alates täpselt sedasama. Kõige suurem viga, mis vanemad teevad nende kasvatamisel, on eeskuju, et sa ise oled otsustusvõimetu. Lapse päev algab küsimusega, kuidas magasid ja nii terve päev, mis sa süüa soovid, mis sa selga paned, kuhu me läheme, kas sulle maitseb, meeldib ja nii edasi, lõputult küsimusi. Ja see ongi puhas näide, et sa ise ei suuda otsustada ja küsid kogu aeg lapse käest. Pane nüüd ennast lapse seisusesse. Mis tunne sinul endal tekib, kui mees või naine küsib iga 10 minuti tagant, kuidas sa ennast tunned, kas sa süüa soovid, mis sa süüa soovid ja jälle, kuidas sa ennast tunned. Mis on sinu reaktsioon? Ole vait, mis sa pärid, mis see sinu asi on ja nii edasi. Ajab närvi, vihaseks ja sul tekib tunne, et kas sa endaga ei taha tegeleda vahelduseks. Ja teie lastekestel on täpselt seesama tunne. Tema ei tea, mis variandid on paremad või halvemad. Ta teeb seda, mis sa talle ütled ja ta on õnnelik. Küsimused teevad neile vahest haiget. Tehke üks küsimuste vaba päev ja siis tehke üks vanemalt küsimise päev. Sina ei küsi midagi, aga tema võib terve päeva jooksul küsida kõike, mis soovib. Ja te üllatute, kui palju ta teilt küsib. Esimene pool päeva ta küsib kindlalt teie käest kõiki neid küsimusi, mis teiegi tema eluajal olete temalt küsinud. Ja teine pool päevast on eriti huvitav ja põnev. Olen 100% kindel, et te punastate palju, sest kuldlapsed küsivad otse, ilma igasuguse tagamõteta ja filtrita. Mida meil endil on oi kui palju. Istub minul vastuvõtus armas 7-aastane poisike ja küsisin ta käest, kas soovid minult midagi küsida. Ja ta küsis, kas te seksite ka enda mehega? Vastasin loomulikult ning ta vastas, siis olete ju õnnelik naine. No vot, sellised avastused võivad teie võsukeste seest välja tulla, kui te annate neile võimaluse. Ja see on ilus. Nemad teavad elu vaimseid väärtusi. Meie mõtlemine tuleb 18. sajandist ja peame endile need 20. sajandi vaimsed väärtused südame asjaks tegema. Ärge piirake neid endi piirangutega. Lubage nende südamed, mis on avatud tõele ja puhtusele enda ellu päriselt ja päriseks. Naerge ja mängige koos palju ja parim, mis teha saate, et teie kuldlapsed oleksid inimlikud inimesed. Olge ise inimene, mitte arvutiprogramm, mis lihtsalt püüab last programmeerida maailma vajaduste järgi. Lubage neil elada ja kasvada täpselt nii, nagu tema isiksus esimesest hetkest on siia maa peale tulnud kogema. Mina tänan südamest selle loo kuulamise eest.